Tere! Mina olen Jaanus ja olen meeloomamesinik. Räägin täna sellest, mida siis meeloom on teinud talvisel perioodil, kui mesilastega on kõik väga hästi, aega pisut rohkem ja meeloom on nimelt siis valmistanud mõdu. See on täna meie kolmas osa. Täna me räägime siis mõdu maitsestamisest. Esimeses osas me rääkisime vajalikust inventaarist. Teises osas me rääkisime siis sellest, mismoodi me selle mõdu käima panime. Ja täna, nagu ma ütlesin, siis räägime, mis me sinna mõdu sisse siis peale seda käärimist paneme. Eelmine kord jäi meil küsimärgi alla, et kas mõdu läheb ilusti käima või ei lähe. Nimelt siis pärmiga tekkis meil väikene valearvestus, ehk siis lugesin natukene valesti juhendit, panin 50 milliliitri asemel 500 milliliitrit vett ja lisasin sinna sisse siis paki pärmi. Aga tuleb tunnistada, et juba järgmisel päeval või tegelikult sama päeva õhtul see mõdu läks kenasti käima ja sellega üldse mingisugust probleemi ei olnud. Nii et järelikult oli suhkrut piisavalt ja mingisugust komplikatsioone ei järgnenud. Mida me siis teinud oleme siiamaani? Käima me panime selle mõdu 7. jaanuaril. Käis ta siis enam-vähem 9. veebruarini või tegelikult ütleme ta päev varem muutus siis see mulksumine järjest harvemaks, aga 9. veebruar on see kuupäev, kus ma siis lisasin sinna uued maitseained. Ja 23. veebruaril ma võtsin sealt maitseainet välja. Nii et kiire arvutus, kuu aega käis, maitseainet sisse, 2 nädalat olid maitseainet sees ja seejärel võtsin need välja. Iga protsessi vahel ma olen lasknud siis ümber villinud selle mõdu ühest sellisest anumast teise, kuna mul on teine samasugune anum veel. Ja põhjus siis see, et iga selle protsessi käigus käärimine, samamoodi need maitseained tekitavad sadet või setet. Ja et seda lõpp-produkti võimalikult palju siis kaasa tuleks, siis ma olen lihtsalt villinud uude anumasse, nagu näete, on ka pisut mõdu vähemaks jäänud. Eks siin on 2 põhjust. Üks on see, et iga kord on natukene setet jäänud eelmisesse anumasse ja eks ma vahepeal olen proovinud ka, kas kannatab juua või ei kannata. Peab ütlema, et kannatas küll. Nii, maitseainete koha pealt. Et me oleme teinud siis, see on nüüd kangem, esimesed 2 mõdu olid mul oluliselt lahjemad, mett oli vähem seal mõdu sees. Et see konkreetne on siis 10 kilo mett, 20 liitrit vett ja siis pärm, nagu ma juba ütlesin, ma loen siit ka üle, see pärm oli siis EC 1118. Ja miks ma selle pärmi just panin, oli siis põhjus selles, et tema alkoholi tolerants on kõrgem ja sellest tulenevalt tuleb sellest selline kangem jook. Kuna ta on kangem, siis ma mõtlesin, et ma ei taha maitseaineid panna samamoodi nagu eelmine kord, et esimesse, mis tuli lõpp, siis jook sai kuskil suurusjärgus 7-kraadise alkoholisisalduse või 7% alkoholisisalduse. Siis sinna ma lisasin natukene humalaid ja panin sidrunit. Seekord mulle tundus, et kuna humalad annavad sellise mõrke kreibise maitse, et ma humalaid ei pane üldse ja panin selle asemel hoopis apelsine ja panin kaneelikoort. Ja suhe siis oli selline, et ma panin 2,8 kilo apelsini ja 66 grammi kaneelikoort. Ehk siis põhimõtteliselt oli see väga lihtne. Iga 10 liitri kohta ma panin 1 kilo apelsine ja iga 10 liitri kohta ma panin siis ühe sellise kaneelikoore koguse, kus on 22 grammi, ehk siis sealt tulebki see 66 grammi. Kuidas ma nende maitseteni olen jõudnud, mida sinna sisse panna? See kindlasti ei ole ainus siis maitseainete sortiment, mida võib mõdule lisada, et olen lugenud väga erinevatest võimalustest, näiteks kirsid, lisaks humalale veel erinevad
linnased näiteks, erinevaid asju võib sinna panna. Ja ütleme, ma olen siis jälginud mingisuguseid varasemaid retsepte ja teisest küljest ma tegin sellist asja, et nagu te näete, mul on siin 4 purki humalaid. Iga see humal on erinev. Siin on peal selline asi nagu alfa, näiteks see on kaskaad humal ja siin on alfa on 5,8. Siin on mosaiik, näed, mulksub. Siin on mosaiik, mille alfa on 13%. Et see iga humala sort on pisut erineva maitsega ja et aru saada, et mida siis omavahel kokku panna ja kuidas seda kõike, kuidas ta võiks minu arvates kokku sobida, siis ma tegin tegelikult sellised väikesed teed, ehk siis võtsin omale sooja vett, klaasi, panin sinna sisse erinevad maitseained, mis ma tahtsin, ootasin kuni see ära jahtus ja proovisin, kuidas selline kompositsioon omavahel kokku sobib. Ja katsetades neid erinevaid võimalusi, siis ma leidsin, milliseid humalaid ma kokku panin ja millise sidruniga. Seekord läks lihtsamalt, ehk siis seekord oli lihtsalt apelsin ja kaneel. Mõtlesin korraga, et lisan hiljem sidrunit, aga nüüd, kui ma viimane kord selle ümber villisin, siis tundus, et võib-olla ei panegi. Proovin lasta jääb nii, nagu ta on, et ma saan hiljem sinna lisada, kuskil pole öeldud, kuidas seda mõdu täpselt jooma peab. Ma võin sinna pärast panna näiteks jääd ja sidrunit. Võib-olla sobib väga hästi, võib-olla ma ei peagi seda sidrunit sinna siis valmistamise hetkel panema. Muidugi, mida see apelsin tegi, ta andis väga tugeva apelsini maitse. Võib-olla järgmine kord ma paneks seda apelsini pisut vähem. Samas see apelsin ja kaneel, seal on ikkagi ära tuntav ka natuke see meemekk ja maitse, et ja lõppkokkuvõttes, mis sellest päriselt välja tuleb. Ega ma ennem ei tea, kui on kõik see asi on valmis, ma olen selle pudelitesse pannud ja ta on ikkagi seal pudelites mitu kuud seisnud, sest et kui midagi mõjub mõdule hästi, siis on see aeg, need maitsed, nüansid hakkavad paremini toimima ja see lõplik tõde selgub alles hiljem, et ega ma praegu veel ei tea, mis siit tulemus on. Nii, ja räägin siis, mismoodi ma neid maitseaineid lisasin. Iseenesest oli see väga lihtne. Mul on siin pestud apelsinid ja sidrunid ja näitan, mismoodi ma siis võtsin apelsini. Ma pesin selle kõigepealt siis veega ilusti ära ja põhjus siis, et ei jääks siia kuskil mingisuguseid seeni, baktereid, mida iganes, et ma ei nakataks seda mõdu ja pesin veega puhtaks ja siis minu lemmik piiritus, pritsisin ta üle. Ja põhjus siis selles ja seejärel lasen ta natukene seista, ehk siis ma valmistasin kõiki omal need apelsinid ette või sidrunid, pesin nad ära, panin rätiku peale, pritsisin piiritusega üle ja põhjus siis milles, et nagu ma ütlesin, pärmidel on erinev alkoholitolerants. Pärmid on pärmiseened ja samamoodi on loodus, et meie ümber igal pool on pärmiseened, kindlasti siin nendes apelsinide ja sidrunite peal on ka mingisuguseid looduslikke pärmiseeni. Ja lihtsalt, kui see pärm oli kõrge alkoholitolerantsiga ja jõudis sinna kuskil kuni 18%, ehk siis 18% alkoholi ja seejärel see pärm sureb ära või ta ei suuda seal keskkonnas enam elada, siis piiritus on teatavalt see konkreetne on 80% ja lihtsalt ta tapab selle kõik bakterid ja pärmid ära, pärmiseened. Ja seejärel väga lihtne, lõikasin ta lihtsalt 4 ja rohkem ei midagi. Siis mul on selline võrksukk, mis on hea sellepärast, et ma saan kõik need asjad panna siia ühte võrku, kinni siduda, panna ilusti siia anumasse ja ühe korraga välja võtta, ehk siis seda jääki ja sadet tekib vähem siia põhja, ma saan ühe korraga ilusti kõik selle kätte. Ehk siis panin siia apelsinid sisse. Nii, lisaks apelsinidele võtsin siis oma selle kaneeli. Kuna kaneel on ilusti õhukindlalt suletud, siis seda ma enam kuidagi
piiritusega üle pritsima ei hakanud. Kallasin siia sisse ka kaneelikoore. Tegin siia peale ilusa sõlme. Ja ongi kõik. Pistsin sellise siis maitseainete kompositsiooni ilusti siia mõdu sisse. Ja seal ta siis 2 nädalat mul ootas ning seejärel ma sain ühe korraga selle kotiga välja võtta. Ennem veel, kui ma panin maitseainet siia sisse, ma mõõtsin ära ka virde tiheduse. Nimelt teises osas me rääkisime sellest virde tiheduse mõõtmisest ja kuidas me selle tulemusena saame lõpuks välja arvutada alkoholisisalduse. Nüüd ma mõõtsin uuesti virde tiheduse ja panin selle kirja. Kuidas meil toimub see täpne alkoholisisalduse mõõtmine, sellest me räägime juba järgmises osas. Järgmine kord me siis räägime, kuidas meeloom oma mõdu pudelitesse villib ja kuidas ta välja arvutas, mis on tema mõdu alkoholisisaldus. Aga suur aitäh vaatamast. Loodame, et sellest mõdu tegemisest tuleb midagi vägevat välja ja vaadake kindlasti meie eelmised osad ära, vaadake ka meie tulevased osad, et teada saada, kuidas see mõdu päriselt õnnestus või ei õnnestunud. Aitäh ja näeme järgmine kord.